Tere tulemast teise maailmasõja aegsesse Pärnumaale, Sindi linna. Sindi linna tuntakse ikka selle poolest, et just siin paiknes Venemaa keisririigi üks võimsamaid ja suuremaid Kalevivabrikuid. Kui räägime teise maailmasõja sündmustest Sindi linnas, siis need sündmused on ikka lahutamatult seotud Sindi Kalevivabrikuga. Muide, kaadris paistab aastal 1903 ehitatud Kalevivabriku veetorn, mida siin ja seal on nimetatud ka kellatorniks. Kui räägime Sindi nimest, siis Sindi nimi tuleneb Sindi mõisa nimest ja mõisale andis omakorda nime 1565 aastal Pärnu linnafoogtiks olnud Klaus Zint. Nii et Klaus Zint andis Sindi mõisale nime ja hiljem kandus see nimi üle Sindi vabrikule ja ka linnale. Kuulus Sindi Kalevivabrik andis oma esimese toodangu aastal 1834 ja juba järgmisel aastal ehk siis veebruaris 1835 oli Sindi Kalevivabriku lausa kõrgsündmuseks see, et Luksepa emand, kelle nimi oli Ernestine Kraft, tõi siia ilma kolmikud ja kõik tahtsid Ernestine Krafti lastele olla vaderiteks. Saatusteed on ikka äraarvamatud, me ei tea, mis oleks Sindi asulast saanud või mis siin üldse oleks olnud, kui Sindi vabriku asutaja Wörmanni vabrikut ei oleks Poolas 1831. aasta kangrute ülestõusu ajal maha põletatud. Pärnu jõe ääres paikneb Sindi ajalooline Kalevivabrik ning siin on Pärnu maantee. Võime siis väita seda, et jõe ja Pärnu maantee vaheline ala ongi Sindi ajalooline süda. Ning teine piirkond on mu selja taga oleva Paide maantee ning Pärnu maantee vaheline ala. Seal paiknevad mitmed tähtsad ühiskondlikud hooned ning nõukogudeaegsed paneelelamud. Kui räägime Sindi Kalevivabriku tööliste arvust, siis vabriku asutamise algaastatel oli seal näiteks 500 töölist, kuid juba 1904 ehk siis 1905. aastal revolutsiooni eel töötas Kalevivabrikus juba lausa 700 inimest. Kui räägime Eesti Vabariigi aastatest, siis näiteks aastal 1930 töötas Sindi Kalevivabrikus 1000 töölist. Kaadris nähtav Sindi kärestik on rajatud siia, kus varem paiknes Sindi pais. Sindi pais likvideeriti. Siin paikneb 1983 avatud Sindi muuseum ja see hoone on ehitatud juba nii ammu kui 1835–47. Sindi kuulus Eesti Vabariigi algusaastatel hoopis Taali valla alla ja 5. veebruaril 1921 allkirjastas toonane siseminister Kaarel Eenpalu või Karl Einpuu määruse, mille alusel siis Sindi alev lahutati Taali vallast ja sellega oligi alev Sindis sündinud. Kui aleviks sai Sindi 1921. aastal, siis linnaks sai Sindi Eesti Vabariigi esimese iseseisvusperioodi lõpuaegadel ehk siis 1. mail 1938. Kalevivabriku juures paikneb hoone, kus paiknes omal ajal vabriku kontor. Seda tuntakse ka Ernst Särgava maja nime all ja muide, kui moodustati Sindi alev, siis siin leidis alevivalitsus endale esimesed ruumid. Miks nimetatakse Sindi alevivalitsuse esimest maja Särgava majaks? Asi oli selles, et kuulus kirjanik ja kooliõpetaja Karl Ernst Peterson Särgava oli 1891–1993 selles majas töötanud koolmeistrina. Pärnu maantee 42, see hoone. See on ajalooline tarvitajate ühisuse kaubamaja. Muide, mitu aastat tegutses siin Sindi alevivalitsus. Ta tegutses siin kuni Raekotta kolimiseni ehk siis kuni 8. august 1937. 8. augustil 1937 jõuti Sindi alevis nii kaugele, et Pärnu maanteel siin Sindi kesklinnas avati uhke Raekoja hoone. Selles hoones tegutses lisaks alevi ja hiljem linnavalitsusele ka ühispank ja muide, tegemist on ühega 3 väikelinna Eesti Raekojast. Teised 2 paiknesid siis Tõrvas ning Antslas. Muide, kui 8. augustil 1937 avati pidulikult Sindi Raekoda, siis toonane riigivanem Konstantin Päts kinkis Sindile 1000 krooni Sindi Raekojale tornikella ostmiseks, kuid mingil põhjusel jäi see tornikell toona siiski paigaldamata. Vahetult enne teise maailmasõja puhkemist ehk juulis 1939 saadeti Sindi linnavalitsusele siseministeeriumist teade, et Sindi nimi tuleb ära muuta, sellepärast et see polevat eestipärane
ja põhjendati seda ka sellega, et Wiedemanni mainekas saksa-eesti sõnaraamat andnud vasteks sint ja sindile selle, et sint tähendanud skorbuudi ehk A-vitaminoosi paiset. 1930. aastate keskel ja teisel poolel nimede eestindamise ajal kaaluti ka sindi nime muutmist ja näiteks pakuti selliseid variante sindi asemel nagu Sinijõe ja Kalevi. Sindi Alevit ja hiljem siis linna iseloomustas see, et elanikkond oli pahempoolse meelestatusega. Toome ühe näite. Näiteks 1923. aasta Riigikogu valimistel sai kommunistide varivalimisliit nimega Töörahva ühine väerinne Sindi Alevis lausa 55,4% häältest. Kui räägime sindi elanike pahempoolsest meelestatusest, poliitilisest meelestatusest, siis olgu toodud ka veel selline näide, et 1929, kui toimusid Riigikogu valimised, siis Sindi Alevist said sotsialistid lausa 70% häältest. Kui räägime sindi elust Eesti Vabariigi aastatel, siis mõningaid arve. 1929 oli Sindi Alevis näiteks 4 autot ja 2 mootorratast. Kui 1939. aastal oli Eesti Vabariigi ja Nõukogude Liidu vahel sõlmitud niinimetatud baaside leping, siis 1940. aasta algul sai Sindi linnavanemaks ehk siis tänapäevast terminoloogiat kasutades linnapeaks Jakob Ollep. Etteruttavalt olgu mainitud, et Jakob Ollep arreteeriti Nõukogude okupatsioonivõimude poolt 23. novembril 1944 ehk teise Nõukogude okupatsiooni suhtelises algusjärgus. Tema üle mõisteti tribunali. Tribunali otsus oli 10 aastat sunnitööd ja Ollep suri 31. jaanuaril 1946. 1940. aasta 17. juunil okupeeris Nõukogude Liit Eesti Vabariigi ja see päädis sellega, et järgmisel kuul, 21. juuli, kuulutati välja Eesti Nõukogude Sotsialistlik Vabariik. Kuidas arenesid sündmused 21. juunil 1940 Sindi linnas? 21. juuni 1940 Sindi Kalevi vabrikus pandi seisma vabriku viled ja katkestati töö. Töölised kogunesid 21. juunil 1940 Kalevi vabriku töölised Turuväljakule, kus toimus miiting ja ühel häälel olevat vastu võetud deklaratsioon, milles tervitati rahvavõimu kehtestamist Eesti Vabariigis. Siin paikneb väga oluline Sindi ajalooline piirkond, nimelt Tarvitajate Ühisuse kaubamaja ja Sõpruse seltsimaja vahel. Sellel alal paiknes Turuväljak. Ka teise maailmasõja aastatel toimusid siin mitmed olulised sündmused. Kui 21. juuli 1940 oli Riigivolikogu kuulutanud välja Nõukogude võimu Eestis, siis juba 2 päeva hiljem, ehk siis 23. juulil 1940 kuulutati Sindi Kalevi vabrik kogu rahva omandiks ja esimeseks nõukogudeaegseks direktoriks määrati kommunist Jaak Nestler ja muide 21. juunil 1940 miitingul Turuväljakul oli just Jaak Nestler teatanud rahvale, et kukutatud on niinimetatud fašistlik valitsus. Hiljem 1941. aastal sai Jaak Nestler kuulsaks sellega, et just tema valiti Pärnu linna töörahvasaadikute täitevkomitee esimeheks. Ja nii nagu nõukogudeaegne propagandakirjandus kirjutas, siis Jaak Nestler oli linna täitevkomitee esimeheks sellel ajal, kui Saksa röövvallutajad tungisid Pärnu linna. 6. august 1940 liideti Eesti NSV-ga ametlikult Nõukogude Sotsialistlike Vabariikide Liiduga ja mõni kuu hiljem, 18. november 1940 taotleti Sindi Kalevi vabrikule uueks nimeks tekstiilivabrik 1. detsember. See 1. detsember oli siis meenutus 1924. aasta 1. detsembril toimunud kommunistide riigipöörde katsest. Ja Sindiga sidus riigipöörde katset ka see, et peale 1924. aasta mässu ebaõnnestumist oli süüdi mõistetud isegi toonane Sindi Alevi vanem, kelle nimeks oli Aado Mardiat. Kui Johannes Somson kandideeris Sindi valimisringkonnast Nõukogude Liidu Ülemnõukogu rahvuste nõukogusse, siis liidu nõukogusse kandideeris Sindist omaaegne peaminister ja toonane Ülemnõukogu presiidiumi esimees
Johannes Vares Barbarus ja ajakirjanduses kirjutati siis niimoodi Nõukogude Eestis. Töörahva hääl, 13. jaanuar 1941. Valijad hakkasid kogunema juba kell 5 valimisjaoskondadesse. Kell 5:30 oli valimisjaoskonnas juba üle 100 valija. NSV Liidu Ülemnõukogu valimistest kirjutas ajaleht Talurahva hääl kuu aega enne valimisi 13. detsembri 1940 nõndamoodi. Sindi vabriku töölised seadsid kandidaadiks oma töökaaslase seltsimees Somsoni. Müriseva aplausi saatel võttis 800 pealine koosolek ühel häälel vastu otsuse, milles palutakse seltsimees Johannes Somsoni nõusolekut kandideerimiseks NSV Liidu Ülemnõukogusse. 12. jaanuaril 1941 toimusid Eesti NSV territooriumil suure kärraga Ülemnõukogu valimised, NSV Liidu Ülemnõukogu valimised ja Sindist valiti Ülemnõukokku kohalik kommunist, Sindi vabriku kangur ja vabrikukomitee esimees nimega Johannes Somson. Somson olevat õppinud Sindi algkoolis ja pärast 4. klassi lõpetamist läks ta juba 13-aastasena tööle Sindi Kalevi vabrikusse. Ja nii nagu toonane nõukogudeaegne ajaleht Töörahva hääl kirjutas, tundnud seltsimees Johannes Somson väga hästi tööliste elu ja kapitalistlikku ekspluateerimist. Nii nagu ka mujal pool Eestis, siis 1941. aasta jaanuaris senised linnavalitsused kaotati ja moodustati siis täitevkomiteed. Nii toimus ka Sindis ja Sindi täitevkomitee esimeheks valiti kuduja endine töölisvanem nimega Jaan Kammer. Kui jaanuaris 1941 määrati Sindi täitevkomitee esimeheks ehk sisuliselt linnapeaks Jaan Kammer, siis etteruttavalt olgu mainitud, et Kammer tapeti Saksa okupatsiooni algusaegadel 10. septembril 1941 Tallinnas. Esimese Nõukogude okupatsiooni ajal ajalehes Töörahva hääl ilmus 27. märtsil 1941 artikkel, mis puudutas Sindi Kalevivabriku elu ja tööd. Ja seal oli siis artikkel pealkirjaga Lööktöölisi Sindi vabrikus. Seal oli kirjas, üks silmapaistvamaid lööktöölisi on seltsimees Kukk. Seltsimees Kukk oli siis naistööline. Ja artiklis kirjutati niimoodi. Jutu ajamisel seletab seltsimees Kukk, et ta on veendunud Nõukogude korra pooldaja, mis vabastas töötava naise kapitalismi kütkeist ja seltsimees Kukk jätkas niimoodi. Vaatan rõõmsalt tulevikku, oma töötasuga olen rahul. 14. juuni 1941 toimus Eestis kurikuulus juuniküüditamine, mille käigus veeti Venemaale Eestist circa 10 000 inimest, puudutas loomulikult küüditamine valusalt ka Pärnumaad. Pärnumaalt viidi ära erinevatel andmetel circa 767 inimest, vähemalt on nimeliselt teada, 767 inimest ja Sindi linnast veeti Venemaale 18 inimest. Mitte kaugel Kalevi vabrikust, siin jõuti 1901. aastal nii kaugele, et avati 3-kordne uhke telliskivist koolimaja hoone ja seda on ikka ajast aega peetud Sindi kõige kauneimaks ehitiseks. Nii üllatav, kui see ka ei tundu, siis Sindi koolimaja on mõneti ka kirikuhoone. Asi on selles, et selle maja esimesel korrusel paiknes pikka aega Luteri kirik ja 1932–41 ehk siis veel ka Teise maailmasõja alguses tegutses siin kirikuõpetajana Emil Alfred Paigaline. Sindi koguduse õpetaja Emil Alfred Paigaline oli osa võtnud ka Eesti vabadussõjast. Ta arreteeriti kommunistide poolt, NKVD poolt küüditamise käigus 14. juunil 1941 Sindis. Ta mõisteti surma Venemaal 21. märtsil 1942 ja ta tapeti Venemaal 21. aprillil 1942 Sverdlovski oblastis vangilaagris. Muide, kõrvalise faktina olgu mainitud, et kirikuõpetaja Väimees oli tuntud helilooja, pedagoog, koorijuht ja dirigent Tuudur Vetik. Tuudur Vetik represseeriti Nõukogude võimude poolt aastal 1950. Ta pandi vangimajja ja ta oli vangilaagrites kuni 1956. aastani.
Muide, 1933. aastal oli juttu, et Sindis plaanitakse Laia ja Uue tänava ristumiskohale jõepoolsele küljele ehitada uus luteri kirik, kuid sellest ei saadud siiski asja. 22. juuni 1941 Suur-Saksamaa kantsler Adolf Hitler ründab jõuliste löökidega stalinistlikku Nõukogude Liitu. Õige pea jõuavad sõjasündmused mõjutama ka Sindi elu. Kas teie kuulute nende püsivaatajate hulka, kes pole veel tellinuppu vajutanud? Kanali tellimisega ei kaasne mingeid kohustusi ja see on tasuta. Seega, aidake meil astuda sammuke lähemale eesmärgi täitumisele, 10 000 tellija kokkusaamisele. aitüma toetuse eest! Kuidas reageeris Nõukogude Eesti ajakirjandus teatele, et on alanud Nõukogudes Saksas sõda? Toome mõningaid näiteid. 25. juunil 1941 kirjutas ajaleht Noorte Hääl, et rahvarohked miitingud toimusid Pärnu linavabrikus ja Sindi tekstiilivabrikus. Ajaleht Töörahva Hääl kirjutas päev enne 24. juunil 1941. Sindi 1. detsember nimelises tekstiili käitises peetud välkmiitingust võtsid osa 100 töölised. Tööliskond võttis koosoleku lõpul üksmeelselt vastu resolutsiooni, millest tõotatakse anda väärikas vastulöök fašistlikule jõugule, kes tungis meie rahulikule sotsialismimaale kallale. Juba mõni päev pärast Saksamaa ja Nõukogude Liidu sõja algust ehk siis 27. juunil 1941 toimus Pärnu 9. algkooli ruumides koosolek, kus moodustati Pärnu hävituspataljon. Mõni päev hiljem, 29. juunil 1941 sõitis Pärnu hävituspataljoni ülem Smirnov Sinti, kus moodustati Pärnu hävituspataljoni Sindi rühm. Kui 29. juunil 1941 moodustati Smirnovi eestvõttel Sindi hävituspataljoni rühm, siis on räägitud, et Sindi rühma moodustamise koosolekust võtnud osa tekstiilivabriku või Kalevivabriku kommunistid, komnoored, ametiühingu aktivistid. Ja sellesse Sindi hävituspataljoni rühma kuulus ka Sindi täitevkomitee esimees Jaan Kammer, kes Saksa okupatsiooni ajal tapeti. On räägitud seda, et Sindi rühma kuulunud üle 20 töölise, kuid on ka andmeid, et hävituspataljoni Sindi rühma kuulunud lausa 83 inimest. Õige pea pärast seda, kui oli alanud 22. juuni 1941 Saksamaa ja Nõukogude Liidu vahel suur sõda, algas ka Sindi Kalevivabrikust tööstusseadmete väljavedu või evakueerimine Venemaa territooriumile. Evakueeriti lisaks tööstusseadmetele ka valmis- ja pooltooteid. Näiteks röövitud Sindist lausa 2 vagunitäit puuvillast toorriiet ning Sindi vabriku varanduste evakueerimistöödele olevat värvatud ka kohalikke Sindi mustlasi, sest kardetud, et omaenda töölised võivad püüda nurjata vabriku rüüstamist ja hiljem leiti tee äärest põõsastest ja maanteekraavist rohkesti kõrvale toimetatud varandust. Sindi Kalevivabriku juhtkond oli väga närviline, sellepärast et evakueerimine ei toimunud nii kiiresti, kui sooviti. Ja et kiirendada riide tagavarade väljakandmist vabrikust, haaranud vabriku üheks tähtsaks tegelaseks ülendatud remonttöökoja tööline nimega Mering lausa jahipüssi ja hirmutanud sellega läbi akna naisi jahipüssi paukudega siis. Sellest jäid haavlijäljed laoruumi seintele. Kuna evakueerimine algas alles 4-5 päeva enne sakslaste tulekut Sindisse, ei suudetud kogu vara rüüstata. Küll aga püüti põgenemisel kas või haamritega midagigi purustada. Saksa vägede lähenemisel 8. juulil 1941 lahkusid punased paaniliselt Sindi linnast ja ühtegi suuremat lahingut Sindi ümbruses ei peetud ning sakslased jõudsid Sindi linna ööl vastu 9. juulit 1941. Saksa okupatsiooni ajal ilmus Eesti Sõnas, see oli siis ajaleht, 9. septembril 1943 artikkel, mis puudutas Sindi elu ja seal on kirjas siis nõndamoodi. Enamlaste hirmu aastast pääses Sindi võrdlemisi õnnelikult, kuna punastel polnud aega purustada ega lõhkuda. Saksa okupatsiooni ajal ajalehes Uus elu kirjutati 4. aprillil 1942 Sindi elust nõndamoodi. Väliselt on Sindi pääsnud bolševike ja sõjahävitustööst täiesti tervena.
ei ainustki mustendavat ahervaret ega hoonete risuhunnikut, milliseid mujal võib kõikjal näha kommunistide jutumärkides kultuuritöö tunnistajaina. Siin on väliselt kõik endine, nagu seda harjunud nägema aastate eest. Seepärast nagu ei taha hästi uskuda, et Sindigi on kannatanud bolševike hävitustöö läbi võrdlemisi suuresti. Enta kannatused ja ohvrid olid rohkem sisemised, mis esimesel pilgul ei hakka võõrale vaatajale silma, vaid avastuvad alles lähemal tutvumisel. Selgub, et Sindi tekstiilivabrikust on enamlaste poolt viidud ära rohkesti väärtuslikke masinaid ja masinaosi, valmis tooteid ja toormaterjali. Inimkaotusi oli Sindil umbes 200, mis linna elanike üldarvust on 10%. Nii kirjutati siis aastal 1942. Siin paikneb varemetesse ja rääma jäänud Sindi elektrijaama hoone. Kuidas Sindi elektrijaam sai seotuks teise maailmasõjaga? Kuna Sindi elektrijaam ja pais olid jäänud 1941. aasta sõjasuvel terveks, siis andis 1941. aasta lõpuni just Sindi Tallinnale vajalikku energiat, sellepärast et seal oli elektrijaam ju purustatud. Kui 1944. aasta septembris jõudis Nõukogude vägi Sinti, siis Nõukogude all kirjutati seda, et 1943. aastal ametisse määratud sakslasest Kalevivabriku direktor Wiesebrink võtnud vabrikust pagemisel kaasa lausa 800 meetrit riiet ja on räägitud ka seda, et ööl enne Nõukogude armee saabumist püüdnud sakslased Sindi Kalevivabrikut mitmelt poolt süüdata, kuid tänu Sindi tuletõrje resoluutsele tegevusele tuli kustutati. Teise Nõukogude okupatsiooni alguses ehk siis 19. oktoobril 1944 kirjutas Nõukogude ajaleht Töörahva hääl sakslaste lahkumisest Sindist nõndamoodi. Sakslaste roimarlikus kavas oli Sindi tööstuse tuiksoone tekstiilivabriku põletamine. Sakslane rööveldirektor, kusjuures direktor oli jutumärkides, võttis põgenedes endaga kaasa 800 meetrit riiet. Nii röövisid need hävingule määratud inimjätised veel viimasel minutil eestlaste töövilja. Niimoodi kirjutas Nõukogude propaganda ajakirjandus. On ka Sindi olnud omal ajal raudteelinn. 1928 valmis Lelle Papiniidu raudtee ning kaadris nähtav Sindi raudteejaama hoone oli valminud juba aasta varem, ehk siis 1927. 1944. aasta sügisel olid sõjapurustused ka siin Sindi raudteejaamas. Sellel territooriumil hävines raudteejaama laohoone. Siin üle Pärnu jõe paikneb 1948. aastal rajatud Sindi sild. Teise maailmasõja ajal paiknes Sindi sild hoopis natukene allavoolu ning see hävines teise maailmasõja käigus. 1944. aasta sügisel lasksid taganevad Saksa väed Sindi raudteesilla puruks ja muide, enne puruks laskmist käisid sakslased lähedal asuvates taludes inimesi hoiatamas, et õige pea hakkavad kostuma tugevad plahvatused. Algne Sindi sild avati pidulikult 13. veebruaril 1928. Kui räägime Sindi raudteesillast, siis omal ajal oli olnud see Eesti kitsarööpmelise raudtee kõige pikem raudteesild üldse ja vana silla betoontükke võib tänaseni Pärnu jões näha. Kui Sindi raudteesild, mis oli ühtlasi ka maanteesild, avati 13. veebruaril 1928, siis huvitava faktina olgu mainitud, et Sindi silla mõlemasse otsa paigutati autodele või siis ka hobuvankritele valgusvoorid, mis olid esimesed autodele mõeldud valgusvoorid Eestis üleüldse. Sindi peatänava ehk Pärnu maantee ääres paikneb 5. juunil 1899 sisse õnnistatud õigeusu kirik. 24. juunil 1924 avati siin Sindi õigeusu kirikus mälestustahvel vabadussõjas langenutele. Sindi õigeusu kiriku sees seinal olnud mälestustahvel vabadussõjas langenud koguduse liikmetele on näha sellel pildil. 24. juunil 1924, kui Sindi õigeusu kirikus avati mälestustahvel vabadussõjas langenutele, siis samal päeval avati taoline mälestustahvel ka Sindi koolimaja, mis oli ühtlasi ka kirik, selle seinal. Koolimajas on see tahvel
taastatud toimus see siis 26. novembril 2008, kuid kirikus seda tahvlit taastatud ei ole. Mis puudutab Sindi õigeusu kirikus olnud vabadussõja mälestustahvlit, siis olgu mainitud, et kommunistide korraldus selle tahvli lõhkumiseks tuli alles 1960. aastatel kohalikust täitevkomiteest. See tahvel peksti puruks ja tükid olevat maetud Sindi kalmistule, aga need tükid on tänaseni leidmata. Nõukogude ajal hakkas Sindi õigeusu kogudus alla käima ja 1962 lõpetati üldse koguduse tegevus ära ning õigeusu kirikust sai Pärnu Endla teatri rekvisiitide ladu. Eesti Vabariigi ajal pärast taasiseseisvumist õigeusu kirik kogudusele tagastati. Jah, tõepoolest, uskumatu lugu. Pärnu Endla teatri rekvisiitide ladu siin Sindi õigeusu kirikus. Sindi Raekoja ees platsil avati 23. septembril 1974 mälestusmärk Teise maailmasõja ohvritele. Sellele järgnes natuke vähem kui aasta hiljem, 19. aprillil 1975 leninlik laupäevak, mil siia istutati ümber 88 tamme ja 1 kuusk. 6. märts 1965 avati siin Sindi uus kultuurimaja või klubihoone. Ka vabariigi aastatel paiknes siin seltsimaja, kuid see hoone oli teine. Muide, Sindi koolimaa juures paikneb mälestusmärk Julius Seljamaale. Jah, tegemist on ühega 5 mehest, kes osalesid 1920. aastal Tartu rahu allakirjutamisel. Sindist pärinenud Julius Seljamaa on Eesti Vabariigi esimese iseseisvusaja tipp-poliitikutest üks väheseid, kes surid veel vabas Eestis. Seljamaa suri 1936. aastal maksavähki. Kui räägime Sindi elanike arvust, siis tipphetkel aastal 1989 elas Sindi linnas lausa 4548 elanikku ja olgu mainitud ka see, et 1957 kuni 1993 oli Sindi üldse administratiivselt allutatud Pärnu linnale ehk ametlikult oli Sindi siis Pärnu linna osa. Kui räägime nõukogude aja arhitektuurist, siis Sindi linnas on nõukogude arhitektuuris silmapaistvamaid näiteid 1962. aasta maipühadeks valminud Sindi universaalkauplus ühes kohvikrestoraniga. See paikneb Sindi Raekoja vahetusläheduses. Sindi Kalevivabriku ajalugu oli väga pikk ja alles Eesti Vabariigi taasiseseisvumise järel 11. oktoobril 1993 kuulutati välja vabriku pankrott. Vabrik jätkas tööd veel ka 1994. aasta sügiseni. Nõnda palju siis Teise maailmasõja sündmustikust Sindi linnas. Mis linna me järgmisena avastama läheme, seda näitab juba aeg.